tere! Kellega ma räägin? Janek Looreniga. Väga meeldiv. Janek, on teil hetk aega? Ikka leiab. See on ka meeldiv. Mina olen Ülle Lihtfelt Rakvere teatrist. Ja tean, et teie olete suur teatrisõber ja armastate käia teatris ja tahtsin teile soovida ilusat uut 74. hooaega. Aitäh. Ja käige meid ikka vaatamas. Ikka just vaatasin, et sooltud piletid tulevad müügile. Tulevad. Ja. No nii, kena päeva teile. Nägemist, aitäh. Mina mängin uues lastelavastuses pealkirjaga Hobune, kes kaotas prillid ära. Ja kui ma päris ausalt ütlen, siis ega näitlejad ja ega ei viitsi eriti lastetükkides mängida, sellepärast et lastetükid nad on keerulised, nad on rasked. Lapsed publikuna on halastamatud. Nemad ei häbene oma arvamust häälekalt väljendada ja hommikuti tõusta, et sõita kuhugi välja ja kaugele. Väga raske on leida motivatsiooni. Teiseks ma mängisin aastaid Pipi Pikksuka ja selle aja jooksul jõudis mu vanem tütar saada täiskasvanuks. Sündis mulle ka teine tütar, kes muide mäletab, et ma mängisin Pipi Pikksuka. Ta oli paari aastane, kui ma hakkasin kodust ära minema. Siis ta ütles, et ema läheb tööle, ema läheb Pipit tantsima. Nii et tema üks eredamaid mälestusi on minu töödest siis Pipi Pikksuk. Vahepeal mängisin ma lavastuses Käpipuu vennaskond, seda ta mäletab ähmaselt. Ja ühel päeval ta küsib minu käest, et ema, et miks teised näitlejannadest emad, miks teised kõik mängivad lastetükkides, miks sina mitte kunagi lastetükkides ei mängi? Ja mul on hea meel, et sellel hooajal avaneb mul võimalus mängida siis sellises uuslavastuses nagu Hobune, kes kaotas prillid ära. Ja ma arvan, et seda tehes mul on olemas motivatsioon. Tänu oma tütrele.